Või tere hommikust minu poolt ka, minu nimi on Eeva Erle-Lillaed ja ma siis jagan Kumu kogemusi ja kuna me oleme olnud rohemuuseum aastast 2022, et me saime aastal 2022 rohesertifikaadi, meil on olemas ka enda keskkonnahoiu töörühm, keda me nimetame siis roherakukeseks või roherakuks alates aastast 2021. Nii et meil on siin väga palju erinevaid näiteid, kuidas me oleme siis üritanud olla rohkem jätkusuutlik, vaadanud seda läbi erinevate osakondade ka, aga kuna täna on teemaks taaskasutus, et ma olen siis fokusseerinud võib-olla sellele poolele, et kuidas me oleme läbi taaskasutuse saanud meie publikule ja külastajatele mingisugust lisaväärtust pakkuda. Nii et ma olen praegu täitsa niimoodi kõrvale jätnud näiteks kogude töö ja konserveerimise seetõttu, et seal võib-olla oleks mõistlik rääkida kõige rohkem siis energia säästmisest. Aga jah, et meil on olemas siis samamoodi nagu ka Eesti Pangal oma selline roherakuke, roherakk, kes siis töömeeskond, kes siis arutab ja mõtleb, kuidas saaks asju teha jätkusuutlikumalt ja samamoodi me oleme kaasanud siis inimesi erinevatest osakondadest, et meil on seal olemas haldus, konserveerijad, kogud, haridus, et kirjastus, et kaasata siis neid erinevaid osakondasid ja läbi selle näidata, et see puudutab tegelikult kõiki osakondasid, kõik osakonnad saavad midagi selle heaks ära teha ja oleme siis korraldanud ka näiteks selliseid toredaid rattaga tööle reedeid, mis ma arvan aitab ka väga hästi just seda sihukest kollektiivi kokku tuua ja näidata, et need jätkusuutlikud teemad on tegelikult puudutavad kõiki. Ja oleme siis teinud pannud paika erinevaid selliseid soovitusi ja reegleid. See on nüüd sihukene esimene viis, kuidas asju teha, et kuidas hoida elektrit näiteks. Oleme pannud erinevatesse ruumidesse selliseid humoorikaid silte, jällegi kasutada pudelivett, käia rohkem trepist, et võib-olla sellised soovitused ja ka mingisugused reeglid, mis me oleme paika pannud, aitavad siis tagada selle, et see sihukene jätkusuutlik mõtlemine ja taaskasutus ei oleks kuidagiviisi juhuslik, vaid et see oleks ikkagi selline teadlik käitumine. Nii, ja mulle väga meeldis, et siin oli juba mitu sellist taaskasutusnurka ja ka meil on olemas siis Kumu puhkeruumis selline uuskasutusnurk, mis tegelikult sai alguse digiprügikoristuspäevast. Mõtlesime, et kindlasti kõikidel on arvutid, mis vajavad puhastamist erinevatest failidest, aga inimestel on ka tihtipeale kontoriruumides igasuguseid erinevaid asju kogunenud, näiteks mitu kalkulaatorit, mingisugused muud kasvõi disainelemendid, et mida siis saaks tuua sinna uuskasutusnurka. Ja siis võib-olla kellelgi teisel oleks sealt midagi vaja, et me tegelikult tegime seda sihukese ajutise lahendusena digikoristuspäeva puhul, et koristame ka siis oma kontorid, et katsume taas kasutada neid asju, mis seal kontoris võib-olla mõnel inimesel vaja ei ole, aga kolleegil jällegi on vaja, aga lõpuks on sellest kujunenud välja sihukene püsiv nurk, kuhu siis pidevalt tuuakse näiteks muuseumipood, kui toodetakse midagi näiteks märkidel, mida näiteks on mingi väike praak, et tonaalsus on vale või midagi, et siis me saame sinna panna ja tegelikult meie oma töötajad saavad siis sealt neid asju võtta või siis tuua sinna midagi, mis neil on kontoris oma kabinetis üle ja mida võib-olla kellelgi teisel võiks vaja minna. Nii, üks väga suur osa, kus me mõtleme jätkusuutlikkusele, on näituste ehitus, install, deinstall, sest teatavasti kunsti tegemine ja näituste tegemine ei ole nüüd kõige keskkonnasäästlikum tegevus, küll aga see toob meile hoopis teisi hüvesid ja palju väärtust ühiskonda. Nii et me hakkasime väga mõtlema selle peale, kuidas me saame siis neid materjale, mis näituste ehitamisel, kuidas me saame neid taaskasutada. Nii et väga oluline on, kui on ruumi, meil on muidugi tohutu ruumipuudus, aga meil on eraldi postamentide ladu, vitriinide ladu, me katsume enda raame taaskasutada ja see kõik nõuab sihukest väga suurt organiseerimist, et me peame teadma, mis mõõtudes meil raamid on, et me saaksime neid lihtsasti kohe võtta, kui tarvis on. Samamoodi
tehnika, et tegelikult tehnika pidevalt uueneb ja me oleme läinud seda teed, et me üldjuhul rendime tehnikat, et me ise tehnikat väga palju ei oma, seepärast et tihtipeale näitustel on väga erinevad tehnilised lahendused, mis on vajalikud, nii et tegelikult keskkonnasäästlikum on pigem siis hoopis rentida seda tehnikat. Ja see tehnika, mis meil muidugi olemas on, seda me kasutame nii palju kui võimalik ja katsume seda remontida. Lisaks sellele oleme märkinud siin taaskasutatav ruumidisain näitustel. Et siin tihtipeale üks asi on see sükene loominguline pool, teine pool on siis praktiline pool, kuidas seda teostada. Nii et meie kuraatorid, näituste kujundajad ja näituste meeskond on siis väga palju teinud koostööd selle nimel, et arutada, et kuidas teha neid näitusi siis, mida sealt saaks taaskasutada, kas on vaja iga sein näituse lõpus maha võtta või kas me saame näiteks mingisuguseid elemente selles olemasolevas ruumis kasutada järgmise näituse loomisel ja ülesehitamisel. Ning lisaks sellele on meil siis ka selline moodulsüsteem. Jah, vahepeal on prügimajandus ka, et kui me näitusi ehitame või võtame maha, siis me ka prügi sorteerime ka näituste ehituse puhul. Siin kõrval on näha meie prügikastid, et kontori poole peal meil enam kabinettides prügikaste ei eksisteerigi, nii et meil on koridori peal on siis üks selline prügikast, kus siis on vaja prügi sorteerida ja siis vasakul pool piltide peal näete siis näiteid sellest, kuidas siis näituse saalis prügi sorteeritakse, kuidas saaks pakendeid või pakkematerjale uuesti kasutada, paberit sorteeritakse eraldi, nii et ka näituste ehitamisel ja mahavõtmisel me siis jälgime seda, et me saaksime neid materjale taas kasutada. Nii, siin on siis näide nendest vaheseintest, nii et selle sees on selline alumiiniumist raam ja peal on siis puitlaasplaadist sein ja see on väga palju lihtsustanud seda, et näituste ehitamise esiteks ta muudab nende ehitamise palju kiiremaks ja teiseks see muudab siis selle näituse ehitamisega palju jätkusuutlikumaks, nii et me saame neid seinu taas kasutada umbes 3-4 näituse ehitamisel. Nii, siin on siis ka näha, et jällegi selle puitlaasplaadi taaskasutamine, kõik postrid me kogume kokku, katsume neid taaskasutada ning järelejäänud materjalides siis ka endale vajalikke tööriistu ehitada, nii et siin on näha sellised ise tehtud rulad. Nii, haridusprogrammid, nii et haridusprogrammid, et siin ma räägin tegelikult laiemalt publikuga suhtlemisest, et haridus alates 1. eluaastast nii kaugele välja, kuni siis minna saab ja hariduse poole pealt me oleme tegelikult väga palju koostööd teinud erinevate osakondadega, eriti just näituste osakonnaga. Ja mida me peame oluliseks ongi, et me kasutame väga palju olemasolevaid materjale, näiteks neid samu vanu plakateid, kalendreid kollaažide tegemiseks, vineeri, nõusid, seinavärvi, teeme koostööd teiste osakondadega, kuidas saaks ära kasutada näiteks näituselt järele jäänud mingisugust mööblit, et ütleme, kui need ei ole need siuksed mitmekordsed kasutatavad moodulseinad, vaid on ütleme mingi konkreetne väga spetsiifiline lahendus, mida järgmisel näitusel kasutada ei saa, siis oleme me kasutanud neid mingisugusel muul viisil haridusosakonnas. Ma ise töötan ka haridusosakonnas, seepärast ma räägin meie võtmes, et kuidas siis seda järgi jäänud mööblit ja materjale kasutada. Meil on ka stuudiotes me kasutame samamoodi jätkusuutlikke materjale, näiteks Räpina paberivabriku paberit, mis on valmistatud vanapaberist ning ühtlasi korraldame töötubasid me väga palju väljapoole, oma töötubadega kommunikeerime seda, et me kasutame jätkusuutlikke materjale ja tegelikult ka sissepoole, et me oleme korraldanud siis kolleegidele töötubasid. Oli siis selline taldrik taimedega, et siin me just olemegi ära kasutanud mingid nõusid, mis meil on ka keraamikaateljee, nii et neid nõusid on sinna niimoodi aja jooksul kogunenud ja siin meil oli näitus, mis vaatas siis selliseid tehiskeskkondasid ja loodust ja nende kokkupuutepunkte, nii et siin siis said külastajad kasvatada taldriku peale mingisugustes sükestes vormides chia seemnetes siis taimi ja hiljem selle koju kaasa võtta, seal kodus edasi kasvatada neid seemneid, kuni nendest siis tulebki selline roheline taim nõu peale ja hiljem siis need lehekesed on täiesti söödavad, nagu ka seemned, nii et siis hiljem selle oma teos ära süüa. Nii, ja siin on meil näide näitusest
kunst on disain, kus siis täpselt nagu mainisin, et siin on tegemist niisuguse erilahendusega, kus siis loodi sellised huvitavad vitriinid, mis on kolmnurksed, nelinurksed ja ringikujulised, mida tegelikult väga teiste näituste puhul kasutada ei saa, sest nad on just väga tugevalt seotud siis selle kunst on disaini näituse identiteediga. Nii et need 3 lauda kasutasime me pärast näituse sulgemist ära meie Kumu aatriumis, värvisime üle ja tegime neist sellised tegevuslauad, et kuivõrd kunstimuuseum on ka selline koht, kus väga palju ennast välja elada ei saa, et ei saa väga palju asju katsuda näiteks, et siis me lõime sinna üles sellise üks laudadest just tutvustabki materjale, et kui minna näituse saali, ei saa maali katsuda, ei saa kipsi katsuda, ei saa klaasi, keraamikat katsuda, aga siis siin all aatriumis on kõik need materjalid väljas ja saab tulla katsuda, millised need on. Ja teistel laudadel siis ka kirjandust ja erinevaid tegevusi. Praegu nüüd aatriumi uuenduse käigus me neid laudu enam uuesti kasutusse ei võta, küll aga peale kunstidisaini näituse lõppu me kasutasime neid ikkagi väga aktiivselt 5 aastat. Ja siin on järgmine tore näide. Siin on siis mõtlevate piltide näituse tegevustuba aastast 2022, kus siis loodi sellised postamendid aukudega, kus siis sai külastaja käe sisse pista ja katsuda, mis seal sees on. Ja need postamendid me oleme samamoodi alles hoidnud ja me oleme neid kasutanud väga erinevates haridusprogrammides, et jätkusuutliku muuseumina on meile väga oluline ka sotsiaalne jätkusuutlikkus. Näiteks me tegeleme mäluhäiretega inimestega ja siin ongi siis näha üks programm, kus me vaatasime, milliseid tegevusi saab teha näiteks dementsussündroomiga inimestega näituse saalis ja vahet ei ole, kas tegemist on lapse või täiskasvanuga, kõik tahavad oma kätt sinna auku sisse pista ja vaadata, et mis seal sees on ja sinna saab vastavalt näitusele panna väga erinevaid asju, et praegu me oleme siin meie püsiekspositsioonis identiteedimaastikud, kus siis seal sees on näiteks kalad, mingisugune materjal, näiteks rahvariidevöö, nii et nad said siis hiljem näituse saalist otsida, kus kohas nad näevad neid kindlaid materjale või esemeid, mida nad siis seal kastide sees tundsid, nii et neid kaste me oleme väga palju pärast seda kasutanud just selliste loominguliste harjutuste puhul. Ja loomulikult stuudiotes samamoodi, et me oleme kasutanud, siis me oleme teinud programme, kus me keskendume jätkusuutlikkusele. Näiteks siin on siis üks haridusprogramm, kus me võtsime fookusesse ÜRO poolt loodud kestliku arengu eesmärgid. Me oleme kasutanud siis üleval on näited, kus me oleme koostööd teinud ühe laserlõikamise firmaga, kes siis enda vineeritüki jäägid on meile andnud ja sellest me oleme teinud erinevaid brosse, erinevaid töötubasid ja siin vasakul pool on siis näha materjalid trükki, nii et tegelikult mullikilega erinevate tekstiili või nahatükikestega saab väga efektseid asju teha ja neid saab mitu korda kasutada, nii et need värvised tükikesed me kuivatame ära ja neid saab järjekordselt kasutada järgmises programmis. Ja siin on samamoodi väga tore näide sellest, kuidas me oleme koostööd teinud näituste osakonnaga ja korjanud nende käest ära erinevad poldid, mutrid, seibid, mis siis ei ole enam kasutuses või mille eluaeg on siis läbi. Ja siin on töötuba või haridusprogramm, kus me siis uurime skulptuuri ja erinevaid materjale ja me oleme teinud sellise töötoa, kus me siis väga võimsate magnetitega ja siis nende ehitusmaterjalide, poltide, mutritega ehitame skulptuure, nii et siin vahepeal näiteks on näha, et no ütleme see parempoolne, et selle purgikaane all tegelikult on see võimas magnet ja sinna otsa on tegelikult saanud väga palju ehitada, et isegi need kruvid seal tegelikult on selle purgikaanel oleva magnetiga hoiavad siis sellest pikemast, ma ei tea, kas see on kruvi. Ma just mõtlesin, ma pean oma ehitusmaterjalide nimetused enne korralikult läbi vaatama. Ühesõnaga, siis nende magnetite abil, et saab ehitada nii kaua, kuni see magnet siis metalle kinni võtab, pannakse järgmine magnet ja saab ehitada selliseid skulptuure. Ja kuna need magnetid on iseenesest ka siuksed päris kallid, siis me oleme teinud siin töötoas nõnda, et lapsed ehitavad need skulptuurid valmis, me teeme neist pilti ja siis me lammutame nad uuesti ära. Ehk siis me oleme jätkusuutlikud selles mõttes, et me kasutame ära näitusosakonna järele jäänud materjale ja tegelikult selle loovtöö kulu on ka null, seepärast et tehakse skulptuur, vaadatakse seda koos, tehakse pilti, lammutatakse laiali ja me saame neid samu materjale kasutada uuesti järgmises haridusprogrammis.
nii, ja siin on siis näha üks töötuba, mille me tegime oma maja kolleegidele, kus me õpetasime, kuidas siis ülejäänud plakatitest voltida kingikotte. Nii et siin paremal pool te näete, siin on need kingikotid niimoodi ümbrikuks kokku volditud, aga siis enne jõule me tegime sellise mõni aasta tagasi töötoa, kus siis õpetada, meil tekib tegelikult tohutus mahus ka neid plakateid, seepärast, et meil toimub nii palju erinevaid üritusi, et kuidas siis neid plakateid taaskasutada kingikottide voltimiseks. Ja sellest on saanud väga tore traditsioon, kus nüüd Kumu näituse avamistel me kasutamegi kinkide üleandmisel, inimeste tänamisel ainult neid oma plakatitest kokku volditud kinkekotte. Siin on näha üks avamine ja samamoodi on siin ka väga toredasti siis nende lõikelillede asemel antakse üle siis istik, mida saab siis kodus kas siis mulda panna või siis vähemasti mõni aeg enda aknalaua peal edasi kasvatada. Nii, ja trükised ning muuseumi pood. Samamoodi trükiste puhul me väga palju jälgime seda, et oleks ikkagi olemas sellel paberil rohesertifikaat ja ka muuseumi poes me vaatame, et me üritame müüa võimalikult palju tooteid, mis on valmistatud taaskasutatud materjalidest. Ning igasugused sildikesed, mis me oleme siis seal muuseumi poes välja pannud või siis toodete külge pannud, me üritame neid, mitte me ei ürita, vaid me enam ei lamineerigi neid ja kasutame taaskasutatud paberit, et siis seda paberit saaks uuesti saata ringlusesse. Ja siin vasakul te näete siis selliseid kotikesi, mis on meil hetkel praegu muuseumi poes müügil, mis on tehtud siis reklaami, no siis valguskastides kasutatakse kangast sees, eks ole, sükest veidike läbipaistvat kangast ja siis need tekstiilijäägid, mis nendest reklaamidest tekivad, me oleme siis nendest lastud õmmelda selliseid erinevas vormis kotte, et siin on ka näha, me oleme teinud koostööd jällegi selline missioonitunne olla ka sotsiaalselt jätkusuutlik, me oleme teinud koostööd Astagu kutse rehabilitatsioonikeskusega ja nad on siis õmmelnud meile sellised toredad kotid, mida me muuseumi poes müüsime, need on siis kõik tehtud meie järgi jäänud tekstiilijääkidest, mis on siis nendest valguskastidest välja võetud. Ja samamoodi olen hariduskeskus teinud koostööd ka muuseumi poega, et see toodete õmblus ja tellimine, see kõik toimub läbi muuseumi poe, aga siin on siis näha ka see, et me oleme läbi muuseumi poe saanud ka erinevateks programmideks sellised istumispadjad, mis on samamoodi siis sellest järgi jäänud tekstiilist tehtud ja mida me saame kasutada mingisugustes töötubades või siis sissejuhatavas osas, et lapsed saaksid kõik ringis maha istuda. Nii, ja kokkuvõtteks praeguseks hetkeks me oleme juba harjunud, et see korduskasutus ei ole enam mingisugune lisatöö, vaid see on lihtsalt osa sellest protsessist meie muuseumis ja ma tahaks rõhutada just seda koostööd, et mul oli tore kuulda ka Eesti Pangalt seda, et kuidas erinevad osakonnad teevad koostööd ja ma arvan, et meie puhul samamoodi just see omavaheline kommunikatsioon, et ma olen siin väga lihtsustatult nüüd toonud mõned ametikohad välja, kuraator, kujundaja, tehniline pool, haridustöö, aga tegelikult loomulikult neid inimesi on palju rohkem, aga see omavaheline suhtlus, et kuidas me saame mingeid materjale kasutada, see on väga suureks abiks just mingisuguste loominguliste ja leidlike lahenduste loomisel, mis me saame just pakkuda külastajale ka, et tuua külastajale seda lisaväärtust läbi taaskasutuse. Loomulikult on oluline ka dokumenteeritud, korrastatud jääkide ladu, kui see vähega on, et meil on tohutult palju asju muuseumis ja erinevaid materjale, nii et me üritame siis seda lao poolt hoida, et me teame, kus mis asjad olemas on, et me ei pea juurde midagi ostma, me saame neid olemasolevaid asju taas kasutada ning meil on olnud väga suureks abiks ka teiste muuseumitega oma praktikate jagamine, et ma arvan, et mingites aspektides me võib-olla oleme esialgu olnud pisut konservatiivsemad, aga Euroopa teiste muuseumitega rääkides on tore näha, et ollakse tunduvalt sellised julgemad ja see on olnud meile väga suureks eeskujuks. Aitäh!